Tere õhtust siit Tallinna esindushoones Kadriorust Poska tänava majas, kus paar hetke tagasi valiti aasta ema 2026. Ja siin ta on, palju õnne teile kõigepealt ja palun öelge, et mis teie elus muutus, kui teie esimesed lapsed ilma nägid? Esimesed lapsed juba nägid ilma 12, varsti 13 aastat tagasi ja ma arvan, et see aeg oli hoopis midagi muud kui praegu. Kõik muutus. Ma olin ise ju 23 ja see ikka muutus päeva pealt täiesti kardinaalselt, magamat tööd ja ilusti siuke teine rutiin ja hoopis teine elustiil ju. No öelge, kuidas teil peres on ülesandeid jagatud, et kui palju teeb siis ema ja mis ülesandeid isal on? No, ema tegeleb sellega, et lastel kõik asjad oleks sujuksid ja jooksus oleks. Et isa käib tööl ja ärkab hommikul koos lastega. Et siis jah, me tegelikult jaotame mingeid asju ka suht võrdselt. Mingeid asju paratamatult jääb emale rohkem. Ja teil on siis kokku nüüd 6 last, me vaatasime, et siin on koos praegu 5 poega, et kes see üks siis teil kadunud on? See väike pärlik ja meie väike tüdruk on praegu Leedus võistlustel, iluvõimlemisvõistlustel, seega ta ei saanud kahjuks tõesti siin osaleda. No öelge, 6 last tegelikult tänapäevases Eesti peres on ikka päris palju, et kuidas te sellisele otsusele jõudsite ja ilmselt on rohkem ju rõõme kui muresid? Rõõmu on tõesti rohkem, et need lapsed on selline parim kingitus, mis elu üldse nagu andnud on. Ja kuidas otsusele, see kuidagi sujuvalt vist läks, et otsest plaani 6 last saada ei olnud. Mõni tahtis siin ainult 1 last ja mul oli nagu plaan 2-3 võib-olla, aga kuidagi loomulikult ja nad on tõesti kõige parem asi üldse, mis elus nagu minul on olnud. Peale Siimo muidugi ka. No kui lapsi on juba rohkem kui 1 või 2, siis ongi nii, nagu öeldakse, et küll nad ise kasvavad ja ise üksteist kasvatavad või? No praegu nüüd nende kõige väiksematega 5. ja 6. lapsega on küll lihtsam kui suured lapsed ka on. Sest ega, ma ei tea, nad on kuidagi tulnud meil loomulikult ja mingist hetkest on siuke naturaalne, et neid ongi nii palju ja nad on meil kõik olemas. No öelge, mis see tiitel teile tähendab, et tegelikult ju iga ema võiks seda tiitlit väärida, aga on vist eriline tunne küll? Hästi suur tänu on, aga tõesti iga ema on seda tiitlit väärt, et emadus on ikkagi selline elustiil, ma arvan, igale naisele ja minule see tiitel on suur lihtsalt tänu, väga suur austus, et ma ei ole kindlasti oleks selline ema, nagu ma täna praegu olen 6 lapsega, kui mul ei oleks sellist abikaasat kõrval, nagu on Siim, et see lihtsalt on nii, et aga kõigile emadele head emadepäeva ja kindlasti kõik emad on väärt seda tiitlit. Suur tänu teile ja meie siit Poska tänava majast lõpetame ja anname siis sõna Tarmole stuudiosse.